Viimsi mängus tegime algus nalja, et 0-0 ja kohe ära, aga mäng ise oligi selline, nagu me alguses ootasime, ehk siis tegelikult esine poolega ja et Viimsi mängib väga-väga kaitsvalt ja ees on paar osavat vanad kohad mängid, kelle peale taotakse pikka palli ja siis me peame lihtsalt leidma nii head lahendused ja nii kiired ja õigeks lahendused, et me suudame tekitada värav võimalusi ja neid realiseerida, et väga vähe arvasime, et neid tuleb. Esine poole paardika tuligi, aga ei suutnud realiseerida ja vastaste pika palliga olime ka paari korda hädas. Ja Viimsi vaimselt tappis meid päris korralikult ära, et nad ise ei mänginud eriti lõbusat jalgpalli ja ei lasknud saada ka meil teha. Ja teine poole vastane muutis oma taktikat, hakkas kõrgemalt peale käima ja hakkasid ise mängima ja samas ei suutnud enam teine poole meie üldse ennast käima saada, et pidime meie hakkama palli ära taguma ja keskväli kadus täitsa mängust ära. Aga teine poole ka vist, et vastasel tekkis moment maksimaalselt 1 ja meil võis olla 2 momenti, et väga võimalustevaheline mäng ja see 0-0 oli täitsa aus tulemus võib-olla, et kui nii vähe ikka mõne meeskond võimalusi tekitavad, siis väravat lüüa on päris raske. Ja järgmine mäng on nüüd siis Elvaga pühapäeval ja eelmine aasta esimene mäng Elvas me saime korraliku ketuka, et 5 tükki sõitsime välja. Ja nüüd ma vaatasin, et Elva oli võit eelmise mängu Tammeka Tubli vastu ka vist kas 5-0 või. Et kindlasti ootab meid väga-väga raske mäng seal. Neil on palju publikut, kes nende kaasa elab. Aga samas on meil ka teadmine, et eelmine aasta korra me võitsime neid Elvas 2-1. Et tehes distsiplineeritud hea mäng on võimalik neid ka võita. Ja kuna see on jälle selle nädala viimane mäng, siis me ei oska ütelda, kes meil sinna kaasa tulevad. Kuna noormängijatel on kindlad reeglid, et nädala jooksul 2 mängu, olenemata palju neid minuteid on, et jälle laupäeva õhtuks saame teada, et mis koosseis meil on, et kellega me sinna lähme, mis mängu täpselt, kuidas me mängime.